Sest et kui tüdruk sulle ei vasta su esimese kirja peale, mis oli väga creepy ja kus sa saatsid talle mingi kahtlaseid pilte oma praegusest välimusest, siis ilmselgelt järgmine loogiline samm on talle saata veel rohkem pilte sinust, mis on veel vanemad, sest see on täpselt, mida ta tahab. Hei vlog, it's Banana Bitch ja tänane video ei ole vlog, kuna täna me teeme hoopis tutvust mu sõbra Marcus Vinicius Luna dos Santosega. Ja. Nagu te teate, on vanadel meestel mulle komme kirjutada. See oli palju sagedasem siis, kui ma olin alaealine, kus juures mul tuli meelde üks lugu. See on nagu väike mini-story lihtsalt, nagu mul hetkel tuli see meelde. Kunagi ma olin reidis, ma olin reaalselt nagu mingi 13-14, mei päris 15. Ma ei tea, kas mis olin veel reidis, vist olin kahjuks, ma olin liiga kaua reidis. Anyway, ma olin reidis ja siis mulle kirjutas mingi mega vana mees, nagu reaalselt mingi 60-70 aastane, nagu mu vanaisa vanune mees. Ja ta isegi ütle mulle midagi väga nagu ebasündset, vaid ta lihtsalt vist kutsus mind välja või midagi sellist. Ja siis nagu tavaliselt ma ei vasta ja kuna ta oli nii vana ja see oli nagu veits imelik, et ta kirjutab mulle nagu, kes võiks olla tema lapselaps võib-olla lausa, onju. Ja siis ma nagu küsisin talt, et sorry, et nagu vana sa arvad, et ma olen, et sa mulle kirjutad. Ja ma olin sama reaalselt nagu mingi 14, maks 15, võib-olla lausa 13 ja tüüp ütles mulle 57. Võib-olla lihtsalt inimesed mõtlevad, ma olen vanem, tavaliselt ma isegi ei saa alkoholi osta, ma ei saa midagi teha, kõik mõtlevad, ma olen alakas. Aga jah, ma olen nüüd täisealine, aga siiski on vanadel meestel vahest komme mulle kirjutada. Ja tavaliselt nagu ma ei reageeri sellistele asjadele, aga Marcus Vinicius Luna dos Santos on eriline mees. Ta on väga järjepidev, ta saadab mulle endast ilusaid pilte, ta saadab mulle kenasid kirju. Ja iga kord, kui ma saan Marcus Vinicius Luna dos Santoselt uue kirja, paneb see mu silmad särama. Sellepärast, et mul on pisarad silmis, sest ma naeran, sest et see on nagu what the fuck. Ja ma mõtlesin, ma jagan seda ka teiega. Ma luban, ma muidu ei avalda niimoodi oma isiklikke meile, aga nagu arvatavasti ta niikuinii ei vaata mu videoid. B, ta niikuinii ei saaks aru, et ma temast isegi räägin, sellepärast, et eesti keel. Ja C, mul ei ole paremat videoideid, nii ma teen selle video. Aga ta on mulle kokku saatnud 1, 2, 3, 4, ainult 5 kirja või? Ma reaalselt mõtlesin rohkem. Tundub nagu oleks rohkem. Ta saatis mulle neid nagu väga järjepidevalt mingi aeg ja nüüd ta on nagu lõpetanud, ta vist sai aru, et ma väga nagu ei vasta, ehk ma nagu üldse ei vasta. Anyway, esimene kiri tuli mulle siis 22. veebruaril ja selle pealkiri oli A Charm You ja ma lubasin, ma tõlgin teile kõik eesti keelde, aga seda lihtsalt ei saa tõlkida, sest nagu kui sa oskad tõlkida lause, ma panen selle siia A Charm You eesti keelde, siis palju õnne. Sest seda ei saa tõlkidest, et see nagu doesn't make any sense inglise keeles. Aga arvatavasti ta üritab mind nagu selle kirjaga vist ära võluda, ma nagu pakun, ma ei tea, sa võid nagu enda tõlgenduse alla panna, mida ta sellega võib mõelda, onju. Aga kõik kirjad on tal kakskeelsed, alguses on ingliskeelne versioon ja all on portugalikeelne versioon, igaks juhuks, kui ma tahan portugali keeles lugeda. Aga ma loen ainult selle ingliskeelse versiooni ja üritan selle siis eesti keelde tõlkida. Nii et esimene kiri A Charm You, mis arvatavasti ma ei tea, üritame kuidagi ära võluda. Algab nii. Tere, Diana! Sa oled minu meelest väga ilus ja tore tüdruk. Ma olen Pillo, sulgudes Marcus Vinicius. Ma olen brasiillane linnast nimega Maceió. Ma ei tea, kas ma ütlesin seda õigesti, aga nagu vahet ei ole. Igal juhul ta on brasiillane Brasiiliast. Ma töötan karikaturistina oma linna ajalehes ja ma olen lahutatud ja 47-aastane. Täpselt minu tüüp. Su riik on väga ilus. Kas sulle meeldib võõramaalastega suhelda? Greetings from Pillo ehk tervitused Pillolt. Ja all on tärniga kirjas Communication Course at UFAL, sulgudes upper level. Teate, ma guugeldan, mis on UFAL, ma arvan, see on mingi kool. Jep, see on ülikool. Nii et alla ta pani lihtsalt tärniga enda hariduse. Et ta on kommunikatsiooni õppinud ja ma olen ka kommunikatsiooni õppinud, võib-olla ta nii mind LinkedInist leidiski, ma ei kujuta ette. No ilmselgelt match made in heaven. Oh my god. Ja see kiri nagu pole midagi hullu, see on veits kahtled on mingi 47 ja mingi noh, nagu mida ta tahab, onju. Aga ingliskeelsele kirjale järgneb portugalikeelne kiri ja portugalikeelsele kirjale järgnevad tema pildid. Ta saatis mulle kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilti. Kõik on selfid. Kui ma selle kirja sain, siis ma nagu lugesin läbi ja vaatasin, okei, see tüüp on veits imelik, aga nagu ma eriti, nagu ma ei reageerinud selle peale, ma ei rääkinud sellest mitte kellelegi, nagu ikka juhtub, et 47-aastased lahutatud mehed arvavad, et ma olen täpselt see õige inimene nende jaoks. Aga siis, kuna ma ei vastanud, siis järgmine päev, veebruar 23, tuli mul uus kiri. Jälle Marcus Vinicius Luna dos Santoselt. Ja selle kirja nimi on Photos of Mine Over the Years.
ehk pildid minust läbi aastate. Sest et kui tüdruk sulle ei vasta su esimese kirja peale, mis oli väga creepy ja kus sa saatsid talle mingi kahtlaseid pilte oma praegusest välimusest, siis ilmselgelt järgmine loogiline samm on talle saata veel rohkem pilte sinust, mis on veel vanemad, sest see on täpselt, mida ta tahab. Tere, Diana! Ma arvan, et sa oled väga ilus. Nagu ma sulle ütlesin, olen ma Brasiiliast ilusast linnast nimega Maceió. Ma töötan ajakirjandusest, kus ma teen poliitilisi karikatuure ja mul on akadeemiline taust sotsiaalses kommunikatsioonis. Eluaastatest 15 kuni 25 olin ma mingisugune jalgpallur, sulgudes ma mängisin mingi field footballi mingites klubides, ma täpselt ei saa aru, ma ei tea, kas see on halb inglise keel või mul lihtsalt puudub mingi jalgpallialane sõnavara, sest et väga ei huvita. Nüüd see järgmine lause, see on nagu, peale nende piltide on see nagu selle kõige pärl ja peale seda ma rääkisin oma kutile, ma rääkisin nagu päris mitmele inimesest, et nagu okei, ta mängis jalgpalli ja siis ta jätkab. Ma olen heteroseksuaal, sulgudes there. What? Ma saadan sulle mõned vanad pildid. Okei. Järgmine lause, raske tõlkida. Ma arvan, et ta tahab öelda, kui sa tahad, sa võid minuga rääkida. Tervitused Pilla. Tšeki mu blogi, okei. Ma saatsin sulle LinkedIni aadressi. Jällegi, ma ei saa oma LinkedIni sisse minna, ma hea meelega loeks seda blogi, aga lihtsalt ma ei saanud sisse, ma üritasin. Ja siis ta saatis mulle jälle pilte endast, jällegi ma panen teile paar pilti, üritan näha ära blurrida. Siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilti jällegi. Ja need reaalselt ulatuvad aastatesse, ma ei tea, mingi eelmine sajand. Ja siin on reaalselt pilte temast lasteaias või võib-olla lause ennem lasteaeda. Kas ta tõesti arvab, et see on see, mida ta peab mulle näitama selleks, et võita mu südant? Ma ei vastanud talle ja 3 päeva oli täielik vaikus. Ma lootsin, et ta sai juba aru, et ei, ma ei taha võõramaalastega suhelda. Ma tean, et sa oled heteroseksuaal. There, aga nagu ikka väga ei taha, onju. Nii et 3 päeva oli täielik vaikus. Ja siis 4. päeval, 27. veebruaril kirjutab Marcus Vinicius Luna dos Santos mulle uuesti. Ja selle kirja pealkirja on lihtsalt hello ehk tere. Kirja algab jälle samamoodi. Tere, Diana. Ma ütlesin sulle, et kui sa tahad, sa võid minuga suhelda. Aitäh! Piltide järgi, mida ma olen sinust näinud, peale selle, et sa oled ilus, oled sa ka väga tore. Aitäh! Ma saadan sulle veel paar pilti endast. Aitäh! Siis väga vigase inglise keelega ma arvan, et ta tahab öelda, et ta tahab hakata minuga läbi selle meili suhtlema, et ta tahab hakata meili teel siin minuga suhtlema. Mulle meeldib kohata inimesi erinevatest kultuuridest. Ei siia järgmised, et ta on heteroseksuaal. Siin ütleb lihtsalt, et ta armastab mu silmi, sulgudes smiles ehk naeratused. Hugs from below. Ja siis kõige lõpus on PS ehk siin on nagu tähtis informatsioon. Mõnel pildil on defektid. Keegi minu töö juurest teeb midagi mu piltidega. Ta tahab öelda, et keegi tema töö juurest võtab ta pildi ja teeb need defektseks või? Väga huvitav. Ja vaata, mis pildid siin siis on. Siin on mingi pilt sellest, kuidas ta oli mingi noorem, väga ilusad trenniriided. Ja siis lõpus on suur kollaaž temast ja ma arvan, et kui ütles, et mõnel pildil on nagu defekt, siis ma arvan, et ta seda kollaaži mõttes, kes ma pärast ma loen edasi, ta saate aru. Ta tahab öelda, et töö juurest keegi teeb temast kollaaža. See oli siis 27. veebruar, ma pole ikka talle mitte ühtegi korda vastanud, aga Marcus Vinicius Luna dos Santos ei anna alla. Sest et 28. veebruar kirjutab ta mulle uuesti. Ja selle kirja pealkiri on sa oled väga ilus ja sul on võluv naeratus. Aitäh! Seekord alustab ta kirja teistmoodi. Diana, kas kõik on hästi? Nagu ma ütlesin sulle, olen ma lahutatud ja mulle meeldib kohata inimesi teistest kultuuridest. Natuke juba peale tükkima nagu, et mäletad ikka, mulle meeldib kohata inimesi teistest kultuuridest ja ma olen lahutatud ja miks sa mulle vasta? Nagu ükskõik mis võib minuga suhelda. Anything can communicate with me. Väga inglise keel. Nii et siin mitte rohkem tüüdata, ma ei saada sulle enam rohkem meile. Will you? Ma ei tea, mida see will you tähendab, aga okei. Aga kui sa mulle vastad, me võime rääkida. Greetings from below. Sulgudes smiles. Siin on veel rohkem mu pilte. Praegused ja vanad.
sest täpselt seda ma veel tahan. Jällegi siin on üks ilus, oh my god, siin on mul lemmikud meeldib. Esiteks siin on üks ilus kollaaž, mis näitab teda nagu läbi aastate, kui ta oli 18, kui ta oli 22, mis on umbes minu vanune 37 aastane ja 42 aastane. Ja see pilt, kus ta on 18, seal on ka aastal, see on aasta 1988 ja mind polnud isegi veel sündinud. Ja ta ikkagi arvab, et oleks õige mulle kirjutatud, et ta 47 aastane lahutatud ja talle meeldib suhelda võõramaalastega, nii et miks ma talle ei vasta? Võib-olla sellepärast, ma ei tea. Siis siin on üks selline, ma ei tea, kas seda on sobilik noortele näidata, või no siin ei ole nagu midagi paljastavat, aga see on lihtsalt veits provokatiivne poos võib-olla. Siin see on. See on mu isiklik lemmik, näitab säärejooksu, kunagine jalgpallur, väga lahe. Ja siis ülejäänud on lihtsalt jälle selfid ise tehtud. Cool. Selles meelis ta lubas mulle, et ta ei saada mulle rohkem meile, sest et ta ei taha mind töödata. Mõistlik, on ju. Välja arvatud siis, kui ma talle vastan, aga ma luban, ma ei vastanud talle. Aga sellegi poolest samal päeval saatis Marcus Vinicius Luna dos Santos mulle oma järgmise ja seekord ka viimase kirja. Selles kirjas on see sama kollaaž lihtsalt, see pilt, panen jälle selle siia ja siis siia on juurde kirjutatud, et jällegi väga segane meil, ma üritan nii hästi, kui ma saan nagu tõlgendada, seda ei saa tõlkida, ma lihtsalt üritan seda tõlgendada, aga tüüp ütleb mulle, vaata. Mõnel pildil on väga kahjustatud pildid. See on sellepärast, et mu töö juures on mõned asshole'id, kes kadedusest kahjustavad mu pilte. Sulgudes smiles pillow. Sest ütleb, et ta töö juures on mingid kadedad tüübid, kes on ta peale kadeda, nii et sellepärast, mis nad teevad, on see, et nad kahjustavad tema vanu pilte. Ja nagu mul on selline tunne, et piltide kahjustamise ajal ta mõtleb, et nad teevad kollaaži, nii et ta tahab nagu öelda, et tema töö juures on mingid tüübid, kes on tema peale nii kadedad, et nad teevad temast kollaaže, mida ta siis omakorda saadab mulle. Oh, Marcus Vinicius Luna dos Santos, müstiline mees. Ja sellega meie interaktsioon ka lõppes, sellepärast, et see oli ükspoolne, ma pole kunagi vastanud. Sellest on möödas mingi mitu nädalat, täna on 19. märts ja see oli saadetud veebruar 28. Nii et siin see kõik ka lõppes. Ma olen kinda sad, sellepärast, et iga päev ei kohta sellist inimest, ma panen oma arvuti kinni. Jah, et selline oli siis minu sõber Marcus Vinicius Luna dos Santos, kui ma õigesti mäletan, sest ma esimest korda ei loe seda maha. Ütle all kommentaarides, kes sinu parim sõber. Ma lõpetan selle video ära, hakkan seda editima. Mu põlv sellest ajast, kui ma filmisin tolle eelmise video, on põhimõtteliselt 2 nädalat möödas. Mul on mingi magnetravi aparaat, trenn ikka ei või, ma võin ainult kõhulihassi trenni teha. Seal on küll plankud sees, aga arst ütles, et see on nagu hea, et ta nagu tugevdab natukene, kuigi ma eile tegin planku ja ma ei tea, kas see mõjus hästi. Anyway, ma lähen täna trenni. Aga bodypumpid, sellised asjad, ma ei tea, ma tahan iga päev nutta, kui mõtlen selle peale, ma ei saa trenni minna. Anyway, thanks vaatamast. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti pane thumbs up. Pane thumbs up, kui sa soovid sellist sõpra nagu Marcus Vinicius Luna dos Santos või kui sul on mingid nagu sarjased juhtumid, kus sul on mingid creepy tüübid, mingid vanad mehed on kirjutanud, siis sa võid mulle alla kommentaarides, et kui sa oled eriti meil mingi noor laps, siis ära kunagi vasta sellistele kirjadele. Praegu see tüüp on jah kuskil mingi Portugalis ja sellepärast ma sellest räägin ka ja muidu poleks ilus niimoodi videot teha. Aga kui sa räägid veel mingi Eestist pärit mingi vanamehega, see on super kahtlane, ära tegele selliste asjadega, ma lihtsalt nagu hoiatan, sellepärast et mõni mõtleb, et see on naljakas, aga see ei ole naljakas. Ja, nii et võtke praegu minut eeskuju ja ärge vastake. Et see on lihtsalt kõige safe'im. Anyway, pane selle video thumbs up Marcus Vinicius Luna dos Santosele eest. Ja pane thumbs up, kui sulle meeldivad sõbrad. Ja kui sa tahad mind vaadata kuskil sotsiaalmeedias, sa võid teha seda Instagramis, Twitteris, Tumblris, Snapchatis või Facebookis. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis ja ma olen igal pool Teananop, T-E-A-N-A-N-O-P. By the way, mu nimes pole mitte ühtegi täpitähte ja kui mul tuleb meile, kus mulle öeldakse Diana Nööp, siis ma neile ei vasta. Lihtsalt teadmiseks, sest et nagu sa näed nagu kellele saadad kirja ja siis sa paned ikka nime valesti ja mul on nagu oi. Isegi Marcus Vinicius Luna dos Santos oskab mu nime õigesti kirjutada ja sellest ei oska. Lihtsalt väike nagu side note, et kui sa tahad, et ma sulle vastan, siis ära spelli mu nime valesti. Thank you, nagu väike respect lihtsalt siin on ju.
aga jah, aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos ja kui teil on mulle ka mingeid video request'e, kindlasti pange alla description'isse, mul on paar ideed, aga kui ma need ära teen, siis nagu mida ma siis teen, ma ei tea. ja et jah, öelge mulle, mida te tahate näha ja siis ma saan seda ka teha. Thanks vaatamast ja bye!